Võru polka ja kuidas mängida saadet. Vasakus käes on 3 akordi, G-tuur, D-tuur ja C-tuur. Ja neid 3 akordi saabki täpselt kogu aeg ühtemoodi mängida. Kuna lõõtsal mängitakse saadet, mis kõlab niimoodi, siis klaveriga sellist saadet järgi mängida on suhteliselt võimatu. Ei saa, eks. Siis selle asenduseks võib teha väikse triki, et mängida nüüd selle oktavi ja siis korduvaks noodiks on siin see G-noot. Et ta kõlab suhteliselt sarnaselt, nagu lõõtsal on mängitud selline faktuur siis. Kui läheme D-sse, selline variant, või siis teine variant on ka mängida seda tertsi natukene kõrgemalt. Siin on natuke rohkem hüppamist, on natukene võib-olla keerulisem. Samas jällegi siin on vaja mängida pöidlaga fis-nooti, ehk siis käsi teeb sellise diagonaalse liigutuse, mis võtab ka natuke aega. Ja C-tuur on siis 3. akord, mida saab mängida siit täpselt samamoodi nagu oli G-tuur. Ja mõnes kohas olid nüüd sellised kinnilöögikohad tegelikult selles B-osas. Et nendes kohtades võib mängida faktuuri asemel ka lihtsalt oktaveid. Ja edasi jälle minna faktuuriga. Et seda võib mängida, nii võib ka mängida teisiti.